Kuigi liikvel on palju müüte, et lemmikloom võiks enne steriliseerimist üle elada vähemasti ühe jooksuaja või lausa pesakonna, siis loomaarstid väidavad vastupidist ja soovitavad oma lemmiku võimalikult varakult ära steriliseerida. Asume rääkima kassitoidust, mis mõeldud steriliseeritud või kastreeritud kassipoegadele. Tere, Julia! Kui vanalt on õige aeg steriliseerida või kastreerida oma kassipoega? Seda õiget vanust on nagu raske päris niimoodi määratleda, et seda tehakse üldiselt kuskil 6-kuuselt, aga võib vabalt, mõned teevad ka nii umbes 4-kuuselt ja 4-6 kuud vahemikud, mõned teevad hiljem seda, et tehniliselt ei ole väga suurt erinevust. Probleem on pigem selles, et kui kass hakkab käituma oma ihade järgi, et siis see võib omanikku ärritada. Aga räägime korra selle kassi käitumise läbi, et kui vanalt üldse kass suguküpseks saab? No kui nad päriselt aus olla, siis emane kass võib tiineks jääda juba 4-kuuselt. Miks tasub üldsegi kassipoega kohe varakult steriliseerida või kastreerida? No võib-olla esiteks seda natuke lihtsam teha, sest et neil on veel see emakas munasarjad on veel niisugused pisikesed, mis tähendab, et hästi vähe on välja võtta. See kass ise on pisike, kui me räägime just emasest kassist. Ja see lõikehaav, selle saab ka teha hästi pisikese. Ja no vaata, võib-olla kui omanik ka tahab juba varakult, et ei juhtuks midagi, et kassipoed on ju väga uudishimulikud, kipuvad teinekord välja saama, et nad võivad ära põgeneda ja siis oppadla ja nagu ongi juba nagu kas tiine või on kuskil kaduma ja kaklema läinud. Kuidas ma tean, et minu kass on suguküpseks saanud, et tal on jooksuajad hakanud? Sa näed ära selle. Et kui me räägime emasest kassist, siis emane kass hakkab käituma hästi teistmoodi. Ta hakkab tegema niisugused tõesti saatvallikke heliseid ja ja ta hakkab otsima, ta hakkab seda tahab lähedust, siis ei taha lähedust, siis tahab kogu aeg oma seda saba upakile, et et ainult süga ja siis ta võib-olla naudib seda natuke liiga palju. Isased kassid jälle hakkavad sirsutama igale poole, nad on natuke ka võib-olla äksi täis rohkem, nad tunnetavad, et kuskil õhus on vibratsioon, naine kuskil hindleb, et on vaja paaritama minna ja nad kipuvad ka just seda sirtsutama igale poole ja märgistama. Olgu, ma võtan vastu otsuse, et minu kiisu ei pea saama lapsi ja teen need operatsioonid ära, aga kuidas ma saan teda pärast toetada näiteks läbi toitumise? Lõigatud kassidel kipub selline energeetiline vajadus muutuma ja kassipoegadel eriti. Aga samas tuleb meeles pidada, et tegemist on siiski kasvava organismiga ja kassipoeg nõuab kuni topelt rohkem energiat, kui seda vajab täiskasvanud kass. Ja kui siiani oleme söötnud kassipoetoiduga, siis nüüd oleks mõistlik valida toit, mis on mõeldud steriliseeritud kassipoele, sest et seal on tavaliselt natuke vähem kalorit, et hoida seda saladat joon, sest et kui kassil ei ole vaja ringi joosta ja ei ole seda hormooni sees, mis energiat kulutaks, et nad võivad minna natuke jämedamaks. See ei ole rusika reegel, mõni elab ilusasti ka pärast operatsiooni. Aga andes selle õige toidu, me tagame ka natuke parema suunitluse just selle kassipoja vajadusi arvestades. Kuidas ma leian selle õige steriliseeritud kassipojale mõeldud toidu? Võib ka poodides ju küsida selle järgi, et mul on steriliseeritud kassipoeg, ta on nii vana, sest et kassipoja iga on kuni 12 kuud, aga suurematel tõugudel, nagu näiteks Maine Coon, kes on juba niisugune väike ilves, eks ole, nendel võib seda kassipoja toitu anda isegi 14 kuud. Üks meie Petsiti klientidel lemmiktoitudes steriliseeritud kassipoegadel on ProPlan Sterilized Kitten ja see on lõhemaitseline toit, mis on täpselt koostatud just sellistele vajadustele vastavalt nii, nagu me just rääkisime. Ja mis mulle veel väga meeldib selle toote juures, nad kasutavad oma tootes ternes piima, mis tagab just selle parema immuniteedi arengu. Jällegi, teadusuuringutega kõik on tõestatud ja see efektiivsus, see on lihtsalt imeline, kui sa saad oma lemmikule tagada maksimaalselt parima tulemuse läbi teaduse. Mitte läbi uskumuste või tunneme, et see võiks olla hea või me teame, see on tõestatult näidatud, et on hea ja kasulik kassipoja tervisele. Ja mis mulle veel meeldib väga just Purina ProPlani toodete juures ja kassisarja juures on see, et kogu see sari on heaks kiidetud ISFM-i poolt ja ISFM on rahvusvaheline kassiarstide organisatsioon, mis tunnustab ja näeb Purina panust kasside tervisesse ja seda ei ole väga palju teistel. Kuidas üldse steriliseeritud kassipoega õigesti toita tuleks? Kassipoega oleneb nüüd sellest vanusest, kui ta on juba 6-kuune, siis ta võib saada 2 korda päevas süüa. Mõned omanikud valivad vabalt söötmist, aga sel juhul tuleks hommikuti või siis õhtuti kindlasti see toidukuks välja kaaluda, et mitte anda liiga palju, sest et kui me anname liiga palju, jääb see toit sinna kaussi seisma, see lahtub, lõhnad kaovad ära ja siis kass ei taha seda süüa, sest et ta on lahtunud, ega kass loll ei ole, ta tahab ka värsket sööki süüa. Nii et kui need pakendid ilusasti alati kinni, kaaluge toidu koguseid ja 2 korda päevas
süüa, 3 korda päevas, on ka okei, kass saab hakkama. Kuna kassid kipuvad pärast lõikust minema natuke jämedamaks, on just sellest tingitud, et hormonaalne tasakaal on muutunud, isu on suurem, energiat kulub vähem ja omanikud annavad veel tavaliselt sedasama toitu edasi, siis need kiisud kipuvad minema natuke paksuks. Ja seda saab kontrollida väga lihtsalt. Meil on selleks siin ka kauplustes olemas spetsiaalsed tabelid, et hoiate kassi enda ees, katsute roideid, kas tagumisi roideid on tunda või mitte. Ja noh, nagu need peab õrnad tunda, mitte nii, et sa surud sinna kuskile rasva vahele, et natuke rasvapolstrit, natuke seda roiet peab tunda olema taljat üle alt näha ja kõht peab olema ülenev saba suunas, mitte siis rinnaku suunas. Et jälgida seda ja seda võib ju teha igapäevaselt, kui käib niisugune paitamine ja vaadata, et võib-olla siis selle järgi saab ka toidukogust korrigeerida. Ja kui te saatute meie Petsiti poodidesse, siis võite näha, et just see toit on praegult ka soodustuses, nii et kasutage seda võimalust. Ja kui te tunnete, et ikka võib-olla ei julge osta, küsige proovipakki.